lapsest saati huvitanud on, kui kaugel minu kodust asub Lissabon. Ei teagi täpselt, miks mind ärritas just see, kui teadsin sinna leian tee. Kui teadsin sinna, ma sinna leian tee. Ühesõnaga, ega mul praegu muud ei olegi pärast seda lõiku enam muud öelda, kui väikene nagu statistika mõttes vahemärkus. Oleme sõitnud täna hommikul kella 7 saati, 100 kilomeetrit on läbitud ja selleks kulus täpselt 10 tundi. Aitäh! Kaitseingel Sergei organiseeris Kasahstani sadamalinnas Aktaus meile kohalike tsiklimeeste kuningliku vastuvõttu. Nii kaua kui kukkumisest valusat ihu puhkasime, pesi tagarad noorsandid meie raudruunad Kasahhi stepi porist puhtaks. Мы нам тоже помогали, вот когда мы этим летом ехали. У меня Урал ломался постоянно, нам тоже везде помогали. Так что когда к нам в гости кто-то приезжает, мы всем помогаем. Veidike see puutemaks selle sikli ja siis külvab seal teisel pool meeret ka sõita. See teisele poole merd saamine polnudki niisama lihtne. Sissejuhatuseks lasti Ugri mehed hiiglaslikule sadama territooriumile lahti, et me otsiks ise üles kõik hästi peidetud ametnikud alates tollist ja lõpetades tuletõrjujaga. Veel templeid. Ja lehe peal jäi üks valge pühi. Väsitav ootamine sadamas oli samas väga hariv. Näiteks saime teada, et ülikoolilinn Tartu tähendab kasahhi keeles suitsumeestele mõeldud kohta. Lõpuks laeva peale jõudes selgus, et parem on selle sisemuses võimalikult vähe aega veeta ja seetõttu tutvusime rohkem laeva tekiga. Hullu pole midagi tegelikult, sest et ma usun, et selle antenni kaudu saab väga edukalt SOS-sõnumi välja saata. Või siis on see antenn mõeldud selleks, et detsimeeter laineid püüda ja telekat vaadata, ma täpselt ei tea. Igaks juhuks väga näppima ka ei hakka, sest mõnel mehel, kui pilt eest ära läheb, siis ega need aseri mehed on ka suhteliselt kuumad ja tulised. Ma igaks juhuks jätan rahule selle. Kui pahandus juhtub, siis me peame selle asjaga ära sõitma. Aga igal juhul näeb välja nagu tutikas ja kindlasti me jõuame sellega kaldale ja saame päästetud, kui peaks midagi juhtuma. Pahandus on aga sellel laevaliinil juhtunud küll. Alles aastal 2006 läks samal liinil sõitnud laev põhja, viies endaga kaasa ka hulga inimesi. Olles tutvunud olemasoleva päästevarustusega ja veendunud selle puudulikkuses, siirdus motoreporteri tiim kapteni silda, et olukord oma kontrolli alla võtta. Kas põhjavööri joonest üle minna saa ja miks ekvaatorile astuda ei saa? Neid küsimusi ikka seadsin endale, kui teadsin sinna leian tee. Muidugi Kaspia merel laeva põhjaminekust rääkida oli veidikese kummaline, sest tegelikult me asusimegi juba pikemat aega 20 meetri jagu allpool merepinda. Olles ise mere peal ja asuda allpool merepinda, no kuidagi natukese naljakas on, ütleme niimoodi. Aga laeva kapten, kellega me siin äsja ka juttu tegime, natukese oli küll kindlalt seda meelt, et tema sõidab ikka merd, mitte mingit järve ja vesi pidi soolane ka olema, nii et tema arvates on Kaspia siiski meri, mis siis, et seda ka tihti maailma suurimaks järveks nimetatakse. Kaspiat ületava laeva pardal kohtasime meist endist veel segasemaid inimesi. Hispaaniast, Katalooniast pärit jalgratturid olid juba rohkem kui aasta Aasia kandis pedaalinud ja koju loodavad jõuda alles jõuludeks. For me, travel during long time was a dream and why not? We was saving money for a long time and we find the perfect moment. My girlfriend finished the studies, I quit the job and we start our trip. We started in Mongolia, then China, all the southeast, Laos, Cambodia, Vietnam, another time China in the west part, and then Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, and now I hope Azerbaijan. And then we will see.
Kasahstani sadamalinn Aktau jääb mul siin selja taha ja siin ees paistavad juba naftapuurtornid, mis tähendab seda, et Aserbaidžaani pealinn Baku ei ole enam sugugi mitte kaugel. Aga probleem on nüüd selles, et teine laev on sadama sees ja me peame ootama 2 tundi, kuni teine laev välja sõidab, siis saame alles meie maabuda. Eks me siis naudime seda vaadet siin, vaatame linna mere pealt. Maha saime laevalt alles tükk aega pärast päikeseloojangut. Esimesed meetrid Bakuus olid paljutõotavad. Ööpimeduses selgus, et mitmepäevane meresõit oli KTM-i aku sootuks tühjendanud, aga kus häda kõige suurem, seal plastikämbri traadist sangad kõige lähemal. Õigeid juhtmeid, mida akult akule voolu andmiseks tavaliselt pruugitakse, meil loomulikult kaasas ei olnud. Auto esmaabilistad igaks juhuks pakiraamile kinni, neid võib teinekordki vaja minna. Aserbaidžaani pealinna Bakuusse jõudes oli meil varasematest veidratest majutustingimustest nii suur väsimus peal, et otsustasime vastu võtta Bakuus elavate tuttavate organiseeritud luksuslikku öömaja. Ütleme niimoodi, et kontrast selle eelmise veedetud öö või viimase 2 ööga on nagu märgatav, et otse sellest räpalaevast siia 4-tärni hotelli tulla on päris kosutav vahepeal. Baku, nagu tegelikult kogu Aserbaidžaan, on täis riiki aastakümneid valitsenud Alijevite dünastia mehepoegade portreesid. Eriti palju on näha eelmise valitseja Heydar Alijevi pilte, kuigi see mees suri juba aprillis 2003, pole tema järeltulija Ilham Alijev vist nii tugevalt rahva südamesse tunginud, kui tema papa praeguseni on. Baku keskaegse müüriga ümbritsetud vanalinnas on ajaloo hõngu tunda igal sammul ja loomulikult tekkis motoreporteril vastupandamatu soov kohalikku kultuuri sulanduda. Kohalikud oma tihedat ajaloolist sidet türklastega seal ei varja, pigem vastupidi. Äri pidavad ka hästi minema ja mingist masust polnud see mees kuulnudki. Хорошо все идет у нас. Вот сувениры хорошо идут, ковры у нас хорошо идут, шапки вот идут у нас все хорошо идет. У нас же хорошие цены, самые лучшие цены у нас. Да, дешево все. Да. Vaibamüüja oli oma kauba ülisootsas hinnas ja kõrges kvaliteedis nii veendunud, et keeldus uskumast tsiklimatkajate väiteid, et vaibarull pakiraamil oleks ikka kaunis keeruline olnud edasi sõita. Nafta lõhna oli aga selles linnas tunda nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Ühest küljest oli meri sõna otseses mõttes õline ja õhus oli tunda lähedal asuvate nafta töötlemistehaste õhku paisatavat spetsiifilist hõngu. Teisest küljest on Baku kesklinn aga koht, kus naftaraha varjamatult laiutab. Kallid autod, hotellid, poed, Kaspia lainetel laisalt õõtsuvad luksuskaatrid. Деньги есть. Если у нас, наверное, смотрели, да, там, вещи, товары, сколько стоит. Если люди у нас смотреть, какой машина у нас, тоже видно. Одежда, посмотрите, как одевается. В ресторанах заходить невозможно. Все там. Все нормально у нас. Потом зарплата хорошая и нормальная жизнь. Jutte sellest, et naftast saadud tulu on vaid kitsa ringi inimeste käes ja tavainimene elab ikka vaesuses, see mees küll ei usu. Не надо так сказать, что у нас кто-то много берет, и кто-то бедный. Надо работать просто. Если человек старается, может зарабатывать много денег. Если будет сидеть, конечно, ничего не может делать. Peamine küsimus on aseritel aga loomulikult Mägi-Karabahhia. 1990. aastatel peetud sõda armeenlastega lõppes vaherahuga, mis jättis selle piirkonna Armeenia kontrolli alla. Уладится. Мы должны эту землю обратно взять, потому что обратной дороги нет. Другой вопрос нет здесь. Каким путем, как вы думаете, это решается, этот вопрос? Ну, сейчас мы мирным путем хотим. Это самое главное, что наш президент в первую очередь хочет мирным путем. Но если это не получится, не знаю, что будет. Наверное,
надо отвоевать войну. Oleme asjanduses, mille nimi on vist eesti keeles funikulöör, mis viib meid 460 meetri kõrgusele mäe otsa, mis peaks olema Baku kõrgem punkt. Aparaat ise on ehitatud 60. aastal, nii et ega siin ei ole veel midagi kindlat, kas me ikka sinna jõuame. No siin Aserbaidžaani pealinnas Bakuus elab circa 4 miljonit inimest ja vähemalt need, kellega meie täna siin rääkinud oleme, on kõik väga elurõõmsad, väidavad, et elu on hea. Majanduslik surutis annab võib-olla väga vähe ennast tunda ja kõik läheb aina ülesmäge, nii et lähme vaatame natukese nüüd siit pealinnast väljapoole, äkki seal on olukord veidi teine. Oleme nüüd tulnud umbes 400 kilomeetrit Baku linnast välja ja inimesed on muutunud, maastik on muutunud. Enam väga ei räägita sellest, kui hea ja tore see elu on, vaid ikkagi öeldakse seda, et lihtne inimene elab suhteliselt rasketest tingimustest. Maapiirkondades elavate aserite elujärg vist tõepoolest kiita ei olnud, sest et absoluutselt igas tanklas taheti eestlastele külma teha ja see ajas Ugri mehel harja punaseks. Siin riigis ei tohi ühtegi asja kuradi lasta nendel vendadel teha. Vaatasid, kuradi tankisid bensiini ära, täpselt mitu liitrit, mitu krooni. Praegu esitas 2-kordse arve, kujutad, 110 kuradi raha ja tegelikult nüüd mingi kuradi vend kutsuti välja 48 liitrit. Ma saatsin kõigepealt kohe perse. Siis ehmatus ära. Siin minu selja taga on Mägi-Karabahhia, kuhu me tahame tegelikult minna, aga me ei saa kahjuks siit otse sinna põrutada, sellepärast et aserid ja armeenlased omavahel läbi ei saa, nad on faktiliselt jätkuvalt sõjas ja ütleme niimoodi, et aserite suhtumine armeenlastesse, oma naabritesse on väga lihtne. Öeldakse, et armeenlased on ühed korralikud terroristid ja mõrvarid ja see ongi kõik, mis aserite suhtumist siis armeenlastesse iseloomustab. Me läheme nüüd läbi Gruusia sinna samassesse Armeeniasse ja Mägi-Karabahhiasse väikese ringiga siis paraku ja vaatame, mismoodi armeenlased oma naabritesse siis suhtuvad. Aga sinna Gruusiasse oli veel päris palju maad minna ja senikaua, kui viibisime Aserbaidžaani territooriumil, pidime olema topelt tähelepanelikud, et mitte petta saada. Pidevalt oli võimalus maksta tegelikust hinnast poole rohkem. Ja veel vihjeks teistele ränduritele, et siin riigis tasub peatuda 4 tärni motellides või hotellides, sellepärast, et seal saate te kõige vähem pette ja kokkuvõttes tuleb kõige odavam see ööbimine teil. Mujal igal pool saate koti kõrvuni pähe ja üsna kalliks läheb kogu see elamine teil. Ja mis veel on hea asi siin riigis reisimisel, kui te tulete oma sõidukiga, kütus on täpselt poole odavam kui Eestis. Niipea, kui olime aserite juurest Gruusiasse saanud, oli tunne, nagu oleksime kangelastena koju jõudnud. Eesel otsib kodu. Oleme Gruusias ja kõik on täitsa nii nagu tavaliselt, sest et jõudsime vaid ühte poodi ja kõigepealt anti musi selle eest, et me Eestist oleme ja nüüd läheb hoopis tavaliselt, sest et nüüd tehti ka šampuse pudel lahti ja keelduda ei ole viisakas.
No täiesti seletamatu suhtumise vahe. Kui Aseris taheti äsja meil igal sammul külma teha, siis Gruusia poepidaja, kes kohe päris kindlasti ei olnud see kõige jõukam kaupmees maailmas, avas omal kulul juba teise vahuveini pudeli kallite külaliste auks. Ma hoiatasin. Ei ole vaja kinni pidada tundmatus kohas. Nii nagu seisma jääd, on sünnipäev või pulm või lihtsalt vennad Eestist tulid. Kõik pudelid tehakse lahti, lammalt tapetakse ära, raetakse. Kole lugu. Ei ole mõtet teha ajalisi plaane. Ei ole mõtet. Sõidad läbi poole tunniga, 30 kilomeetrit sõidad sa ja... Tõepoolest, kuigi meil oli Armeeniasse saamiseks vaja vaid väike jupike maad Gruusiat läbida, osutus see südamlike inimeste ja autoteedel liikuvate pudulojuste tõttu üsna pikaajaliseks protsessiks. Ja selline on Gruusia piiripunkt. Привет, это Эстония от нас. Хай. Маленькие бутылки. С большим чувством. Спасибо, ребята, спасибо. Peab ütlema, et ikka üsna suur kontrast võrreldes äsja külastatud Kasahstani piiripunktiga, kus lahtise turvavööga sõitnud autojuht lihtsalt vangi pandi. Gruusia-Armeenia piir ületatud otsustasime ühe soojaga Armeenia pealinna Jerevani välja põrutada. Ja nii saimegi ööpimeduses väsinute, kuid õnnelikena tõdeda, et olime lühikese aja jooksul viibinud lausa 3 suures pealinnas – Baku, Tbilisi, Jerevan. Kui me ei tea, kas peatume veel ei tea, keda kohta me teel ei tea, vaid sõbrad kaaslasteks on hea. Vaatamata oma väga dramaatilisele minevikule ja ka praegustele üsna suurtele probleemidele on ka Armeenia nautinud siiski üsna suurt majanduskasvu viimastel aastakümnetel. Veel 2007. aastal ulatus see lausa 13% ja seda on ka siin Armeenia pealinna Jerevani tänavapildist väga hästi näha. Uued autod, suured poed ja nii edasi. Inimesed siin Armeenia valitsuse hoones mu selja taga on osanud teha tegelikult üsna tarku otsuseid, sellepärast et ei ole liiga palju riike maailmas olemas, kellel oleksid head suhted korraga nii Venemaa, Ameerika Ühendriikide kui Iraaniga. Selles samas parlamendi hoones olid aga möödunud sajandi 90. aastatel üsna pöörased ajad. 1999. aastal tulistas Rahvusassambleesse tunginud mees surnuks 8 parlamendiliiget ja haavas 6, karjudes samal ajal, et parlamentäärid joovad rahva verd. Geopoliitiliselt asub Armeenia väga keerulises olukorras. Olles ise kristlik riik, on ta ümbritsetud moslemiriikide nagu Türgi, Iraani ja Aserbaidžaaniga. Armeenia on muideks ka maailma kõige esimene kristlik riik. Piiblis on öeldud, et Noa laev jäi just Ararati mäe otsa pidama. Huvitav ja ehk ka traagiline on asjaolu, et välismaal elab umbes 8 miljonit armeenlast, samal ajal kui Armeenia enda territooriumil on neid vaid 3,2 miljonit. Igal juhul on tegemist väga tuunitud niivaga. Me siin küll näitame näpuga ja teeme igast nalja, aga me ei tea, äkki on seal keegi sees hoopis ja tuleb meil annab peksu kohe. Nii et lähme parem ära. No tundub, et armeenlastel seda huumorimeelt tõepoolest jagub, kuigi nende endi saatus ei ole olnud just roosiline. 1994. aastal sõlmisid Armeenia ja Aserbaidžaan vaherahu, millega vähemalt ajutiselt lõppes verine sõda Mägi-Karabahhias. Kui aserid süüdistavad nendes tapatalgutes ainuisikuliselt armeenlasi, siis viimased on hoopis laiema silmaringiga. Tegelikult ju oligi asi selles, et Nõukogude Liidu juhtkond võttis kätte ja tekitas vägivaldselt kõiksugu uusi riike, jagades süüdimatult maad, ühtedelt seda võttes ja teistele andes. Это еще начал в Ленина. Вот Ленин, когда это еще был Брестский соглашение с Турцией, они, значит, армянскую землю дали Турции, а себе русские взяли этот Крым. Хотя Крым остался татарин. Да. Понимаете? Да, Ленин, наверное, был татарин.
Поэтому Может быть, Ульяновск это Вьетнам. так что все Советский Союз своим, это самый настоящий фашизм, то же самое. Mägi-Karabahhi ja pole aga Armeenia ainus valus küsimus. Siiamaani on põletav teema ka kunagi Türgi poolt läbi viidud tapatalgud, mida armeenlased ise nimetavad genotsiidiks. Türgi sellest loomulikult midagi kuulda ei taha. Motoreporter päris Armeenia olukorra kohta selgitusi Jerevanis elavatelt eestlastelt. Teate, kui see samune Inglismaa ja kogu see Euroopa ja Ameerika oleksid natukenegi vähemalt tasakaalukumad, tähendab meie Aserbaidžaanil. Aga kahjuks on Aserbaidžaanil nafta. Teil on ju kirjutatud musta kulla needus. Mis pärast nemad arvestavad rohkem nendega kui meiega. Mis saame meie neile anda? Armeenlased ootavad väga, et nii ameeriklased kui ka ülejäänud maailm tunnistaks kunagise Türgi agressiooni nende vastu genotsiidiks, millega aga viivitatakse. Nagu ikka on väike rahvas suure poliitika hammasrataste vahel. Ütelda keegi, et mina väga armastaksin venelasi või ameeriklasi või midagi niimoodi. See on ühekord. Ma tean, mis tähendab Venemaa eestlastele ja teistel niimoodi. Aga vaadake, armeenlastel ei ole mingit valikut. Armeenlastel on valik kas Türgi või Venemaa. Sellepärast, et Türgi see on NATO. Ka NATO see on Türgi armeenlase jaoks. Ja ainuke, kes seda kaitseb, on Venemaa. Sellepärast me oleme venelastele väga vajalikud, et meie kui selline tasakaalustav jõud. Just me oleme kristlased. Kui meid siin ei oleks armeenlasi, ma pean kristlasi, siis oleksid need moslemid juba ammu Moskvas. Peale keerulise poliitilise olukorra on Armeeniat tabanud ka rängad loodusõnnetused. Spitaki ja Leninakani linnad varemeteks muutnud maavärin tabas Armeeniat 7. detsembril 1988. Surma sai tookord 25 000 inimest. Mees ütles siis mulle, kuule, et mine saada emale telegramm, et meil on kõik korras. Et kui nad teada saavad, need kartma ei hakkaks. Saatsin telegrammi, lihtsalt teata, vene keeles oli ju siis, eks ole, et все живы, здоровы, все в порядке. Ja saatsin selle telegrammi ära. Ja telegrammi said nad seal Eestis kätte ja siis kogu meie maja, Supilinnas me elasime, kogu meie maja rahvas naeris selle peale, et asmed, et Eestis, et see õie on Armeenias lolliks läinud. Kui kõik on terved ja kõik on nii, aga siis kui nad õhtul võtsid seda vremjat, lülitasid sisse ja vaatasid seda vremjast, näidati, mis oli, siis tuli kogu meie naabrid tuli tema juurde ja ütles, et vaata, küll on hea, et ta sulle helist telegrammi saatis, sellepärast, et sa oleks kogu aeg hirmsasti halvasti mõelnud. Huvitav asjaolu tollaste sündmuste valguses. Vangidele anti 3 päeva vabadust, et nad saaksid omakseid otsida ja vajadusel neid matta. Ja absoluutselt kõik kinnipeetavad olid 3 päeva pärast vanglast tagasi. Mitte üks ei põgenenud. Kui aga küsida, mis ime läbi proua Õie ja teised Eesti naised Armeeniasse sattusid, siis oli vastus üsna tavapärane. Armeenia poisid tuled meile järele, kui nii peab ütlema. Kellel oli siis sõjaväes, minu oma oli komandeeringus Eestis, nii et me ei ole keegi siia jõuga tulnud. Kõik nad tulid ja tõid meid kaasa. Mis nendes Armeenia poistes sellist võluvat oli, et te kohe kaasa jooksite? Kuidas see elu siin Armeenias võrreldes Eestiga on? Oi, õudne. Kui meil ei oleks siin meie pered olnud, me oleksime kõik ammu Eestis olnud jälle. Nüüd on juba enam-vähem normaalne see elu. Ja kui meie peresid ei oleks olnud, kui meie mehed ei oleks nii head olnud, ei oleks me muidugi nendest 90. aastast oleksime juba ammu kõik Eestis olnud. Paljudel Armeenias elavatel eestlastel ei ole kodustega enam ammu juba sidet olnud. Nii et siinkohal edastame prouade tervitused. No muidugi, nii palju aastat me pole näinud üht-teist. Kallis Olev, Otto, minu sõbrad, kõik. Jah, Tiina, ärge unustage meid, kirjutage, helistage. Me elame siin, kõik on korras meil, oleme terved ja... Sõbrannad Tarasjuk Salme, see on Haapsalus elab.
ja see Tallinnas on onupoeg Urmas Liivu. Temale palju tervitusi. Motoreporteril on nende vahvate Eesti naiste kontaktandmed olemas, nii et kel huvi, võtke ühendust.